õhtust, head Paide inimesed. Mul on erakordselt suur au siin olla ja ma väga tänan, et te mind kutsusite. Ja eriti ma tahaksin tervitada seda väikest kena koerakest seal, sest tegelikult temast me täna räägimegi. Aga mitte ainult. Ameerika Ühendriikides on peredes juba mõnda aega koeri rohkem kui lapsi. Iga 4 inimese kohta on neil seal üks koer. Eriti vähe on lapsi Taiwanis ja Singapuris, kus inimesed elavad tihedasti koos. Koer on seal sellegi poolest igal 5. inimesel ja nende arvukus kasvab jõudsalt. Valitsustelt iibe tõstmiseks kulutatud miljardid ja miljardid ja miljardid dollarid ei ole andnud mitte mingisugustki tulemust. Ikka koer, mitte laps. Euroopas kasvab 68 miljonit alla 15 aastast last ja meil on 88 miljonit koera, lisaks 106 miljonile kassile. Koroona ajal jäi suurema tähelepanuta, et ülalpeetavaid lapsi on nüüdsest vähem kui ülalpeetavaid eakaid. See murdepunkt saadi kätte ja edaspidi eakate osa üha kasvab. Eestis on sündimus olnud pikalt aastatasemest tunduvalt väiksem. Eelmisel aastal kukkus sündimuskordaja 5% ja sündide arv kukkus 2%. Samas võetakse siingi üha innukamalt hoopis koer, ehkki mingit täpset rehnutit meil tegelikult ei peeta. No ma küsiksin, et milles asi, head inimesed? Enne kui me vaatame lähemalt koerte edumaad laste ees, õiendan siin mõned olulised asjad ära. Esiteks, mulle kindlasti meeldivad nii lapsed kui ka koerad. Ilmselgelt ei saa koeri lastega võrrelda. Ja kindlasti ei ole koerad süüdi laste kadumises. Meenutagem, et koerad olid meiega koos 11 000 aastat tagasi Sindi lähedal Pulli kiviaegses asulas ja kõik need 11 000 aastat pole need hea südamlikud ja ustavad loomad iivet kuidagi takistanud. Lihtsalt varem pole sellist koerte ülekaalu laste ees tekkinud. Nüüd on. Vaatame sellele üheskoos otsa, et kas koertel äkki on meile midagi õpetada, kas meil on äkki midagi koertelt õppida. Mis see on, mis muudab meie ühiskonnas koera kasvatamise meeldivamaks kui lapse kasvatamise? Miks ei vääri ühiskonnas lapsega naised samaväärselt head kohtlemist kui koeraga naised? Mida oleks meil tarkade loomade teemärkidest õppida inimestena edasi minemiseks, edasi kestmiseks Eesti kultuuriruumina? Alustame lihtsatest asjadest. Need suhtumised, millest ma siin täna räägin, ei ole kuidagi bioloogilised, ei tulene loodusest ega loodusseadustest. Me oleme need kõik ise ja äsja välja mõelnud. Oma mõtetes konstrueerinud, samaaegselt mõnigi kord erinevalt konstrueerinud. Y-põlvkonnast arvab enamus, et koerapesuks sobib ainult allergiaohutu märgisega koera šampoon. X-põlvkonnast usub seda vaid 40% ja nende vanemad ehk minu põlvkond küsivad, et vabandust, mis asi on koera šampoon? Kuigi koera šampoonist mõeldakse erinevalt, siis saame ikkagi kokku leppida, et keegi ei ole selles isiklikult süüdi. See on oluline lähtepunkt edasise kuulamiseks. Nii nagu saab naiste kahjuks olevast palgalõhest alati asjakohasemalt rääkida siis, kui me ei hakka selles mehi süüdistama. Mis oleks ka vale, sest põhjused on ikka nendes peas konstrueeritud uutes ja seetõttu väga moodsates mõttemallides. Mis on muide Eesti ajalugu vaadates üllatuslikult naiste kahjuks. Ja muide, kui me läheme nüüd koerte juurde tagasi, siis vaatamata väga suurele nõudlusele koerakutsikate järgi kipub emaseid koeri kasvatajatel ülegi jääma, sest rohkem tahetakse isaseid. Selles pole midagi looduse või loomu pärast. Isaseid tahetakse seepärast, et isastega pole seda indlemisega, tiinusega ega kutsikatega jahmerdamist. Seega on moodsad inimesed ise emased koerad mugavalt mõelnud piirangute alla ja kehvemasse positsiooni. Seda nimetatakse
sotsiaalselt konstrueeritud halvemuseks. Looduses see ju nii pole. Mõnikord vaatavad isegi tööandjad sama pilguga ka naissoost töötajaid, et jube jamamine sellega, kui peaks rasedaks jääma või lapsed saama, kellele seda tülinat ikka vaja on. Või äkki saab vanaemaks. Seda plaani ka juba töövestlustel küsitakse. Seni kaua, kui me pole ühiskonnana töö- ja pereelu ühitamist selgeks õppinud, siis ongi meil probleem. Ja siin pole esiotsa koertel meile midagi õpetada, peale selle teadmise, et me oleme moodsate inimestena täiesti loomulikud eluosad muredeks mõelnud, tuleviku poole pilkugi heitmata. Aga lähme koertega edasi. Inimesi rõõmustab koerte erinevus. Jahile sobib üks, pimedat juhatama teine, teenistuskoeraks 3, patsiente rahustama 4, käekotti 5 ja lapsehoidjaks 6. Igaüks ise värvi ja karva. Koerte erinevus ühe liigi sees teeb meid kõiki rikkamaks. Must ja valge koer on koos lausa hunnitud. Me tegelikult teame, et inimeste erinevus on samamoodi edasiviiv. Kõiki neid erinevusi, mis meie kõigi vahel on millekski vaja, millekski tarvis. Meid aitaks edasi, kui õpime oma soosivast suhtumisest koerte erinevusse. Õpime iseendalt oma tunnustavast hoiakust, et nii tore. Ühele meeldivad mastiffid ja teisele tšitšauad. Iga ühele oma ja sõbrad ollakse oma vahel edasi. See on väga väärt õppetund koertelt, eks ole? Aga inimeste puhul me näeme mõnikord ehmunud emasid, kes kogevad oma teistsuguse lapse eest hukka mõistugi. Mitte keegi aga ei küsi, et miks su koer on sinuga võrreldes sinust teist värvi. Või et ei salva mehele, et kuule minu meelest ei näe sinu koer üldse sinu moodi välja. Veelgi enam, kui mina käin oma koeraga jalutamas, siis inimesed ikka kiidavad, täiesti võhivõõrad inimesed astuvad ligi ja ütlevad, küll teil on tore koer. Какая у вас милая собака, какая хорошенькая. Mitte mingit kultuuribarjääri ei ole, üldse mitte mingit barjääri ei ole. Aga lastega jalutades ei ole ma seda mitte kunagi kuulnud. Mitte keegi vastutulijatest pole öelnud, et küll teil on tore laps. Sotsiaalne hinnang on aga meile inimestele ikkagi oluline. Mis te arvate, võib-olla kiidaks natuke rohkem teiste inimeste lapsi? Äkki oleks siis lapsevanematel parem tunne? Või kas on keegi ealeski kuulnud, et tööandja küsib tööintervjuul, et kas te kavatsete lähiajal koera võtta? Või et kas te saate üldse tööd teha, kui teil on kodus 3 koera? Isegi koerale mõtlemine saab lapsega võrreldes ühiskonnas kordades madalama ohuhinnangu. Aga inimene on ratsionaalne olend. Kui lapsest tekib täiskasvanule kohe suur ebavõrdsus, aga koeraga ei teki, siis võtab inimene pigem koera. Koera planeerimine on ohutum, ühiskonnas tunnustatum, siis inimene eelistab ohutust ja tunnustatust. Toon siia juurde näite poliitikutest. Jah, ma tean, et see on libe tee. Ministril laps töö juures, ajakirjandus pildistab ja mõistab hukka. Äkki mõni nõunik isegi silitas pead, oi kurja. Aga mäletate, meil oli üks peaminister, tal elas lausa töö juures kass, Miisu. Ajakirjanikud pildistasid samamoodi, aga kirjutasid, tsiteerin, Kiisu ülesanne aga on suur, muuta kõrgete sammaste ja paksude kiviseintega maja ametiasutusest koduks. Koduks nii peaministrile, kes siin suure osa oma tööpäevadest veedab, kui ka kõigile neile, kes peaministrit ja valitsust meeskonnana igapäevaselt ümbritsevad. Tsitaadi lõpp. Liigutuse pisar tuleb silma. Keegi ei arvanud ju, et peaminister jookseb pikalt kabineti istungilt liivakasti tühjendama või räimi ette kandma. Ikka nõunikud tegelesid sellega. Isegi nõunik lausa soovitas kassi, et peaminister oleks populaarsem.
Ei loe midagi, et kass või koer on keskkonnale sama koormav kui aastas 15 000 kilomeetrit sõitev auto. Siit on meil jälle õppida. Koeri leiame kontoritest üha rohkem. Koera võib mõnusasti tööle kaasa võtta. Kolleegid ütlevad, et heldust kui nunnu, vähendab stressi, suhtuvad igati mõistvalt, kui lõuna ajal tunnise jalutuskäigu teed. No muidugi, koer peab ju saama liikuda, muidu võib loom stressi minna. Aga kas keegi on kunagi öelnud midagi sarnast laste kohta? Lapsega tunnine liikumispaus töö juurest? Mõelgem sellele. Äkki on meil võimalik töökohti paremaks teha? Kindlasti on meil võimalik töökohti paremaks teha. Koroona aeg näitas meie kui inimeste imelist kohandamise ja muutmise võimet töökohtade osas näiteks. Ja kui liikumise ja stressiga jätkata, siis lapse vanemad ju teavad seda erinevust. Erinevust, et kui sa ütled lapsele, et lähme nüüd õue. Ja kui sa ütled sama asja koerale, piisab lihtsalt ühest sõnast. Õue. Et kuidas nad reageerivad väga erinevalt. Täiesti erinevalt. Või kas keegi teab koera, kes on liiga palju aega ekraani ees? Nutisõltlane. Kärt Anvelt kirjutas just lehes, et viimase 10 aastaga on kõne- ja keelepuudega ning psüühikahäiretega laste arv Eestis 4-kordistunud. Paljud õpetajad, arstid, pered tunnevad seda jõuetust, et ei oska õue minemise sära kuidagi laste silmisse tuua. Lahendust oodatakse lapse vanematelt ja kui vaadata koolidest ja arstidelt tulevat kõnelogi, siis peamiselt oodatakse seda emadelt. Ei ole enam nii, et isa jõudis õppeaasta algul Arnoga koolimajja, siis sõitis ise tagasi koju ja järgmine kord kohtusid nad pärast kooli jõulupidu. Tootsi vanematele ka ei tulnud mitu korda nädalas teadet, et tegeleb tunnis kõrvaliste asjadega. Ma siin ei tea vastust, ma ei tea, kas me jõuame kunagi mingi sotsiaalmeedia aktsiisimaksuni või mis oleks hea lahendus. Ma ei tea nutisõltuvuse ja vähese liikumise muredele lahendust. Peale selle, et võtta lastele koer, keda nad peavad siis jalutama või koerte kooli viima. Niigi palju liikumist. Koolis käivad tänapäeval mõlemad, nii koerad kui lapsed. Aga koerte koolist ei helistata sulle mitte kunagi, et kodutööd on koeral jälle tegemata. Distantsõppe järel võin ka nimetada, et koerale antavatest kodutöödest saad sa üldjuhul aru. Istu. Koerte koolis on veel üks suurepärane asi. Eestlased, venelased, sekka paar selgitamata rahvusest, kõik pered käivad seda haridusteed üheskoos. Mingit rahvuse või emakeele teemat pole märgatagi. Nagu üks meeskond, pikalt veel lobisetakse pärast tundi koos edasi. Või sõidetakse üheskoos metsaveerel, et las pisikesed mängivad täitsa vabalt oma vahel, kuniks me täiskasvanud mõnusasti veel edasi lobiseme. Ja loomulikult on kõik vaktsineeritud, sest muidu võib ju väikseke mõne hirmsa tõve külge saada. Jätame selle tunde nüüd kõik koos meelde. Ja mitu koera on koerte koolis ühe õpetaja kohta? Ei, rohkem ei saa võtta, sest muidu ei jaguks igale koerale saate isegi aru piisavalt õpetaja tähelepanu. Ja selle juures on iga koeraga koolis kaasas isiklik õpiabiline, abiõpetaja, kui soovite, kes saab kirsina tordil kogu aeg kiita. Küll te olete täna tubli. Üldhariduskoolidega kipub kommunikatsioon tekkima peamiselt siis, kui on mingi jama. Aga see muidugi ei ole üldistus, ma ei taha kellelegi liiga teha. Näiteks õpetaja M.O. helistas mulle mitu korda, et mu lapsel läheb selles või tolles erakordselt hästi, täiesti imeline. Kahjuks ta põles läbi. Õpetaja, see tähendab põles läbi. Selliseid erinevusi pole ainult koolis. Viimati sai kohvikus käidud, tundub nagu muistselaal ja siis koerale toodi kohe joogikaus tasuta. Et lastele klaasike vett saada tuli iga klaasi eest ligi 2 eurot maksta. Nemad müüvadki ainult pudeli vett, välja arvatud koerale muidugi, kellel on vesi tasuta. Sest ega koer ei saa ameti janu all kannatada ju. Need samad lapsed vaatavad nagu käsnad seda ühiskonnakorraldust pealt
ja võtavad tulevikus koera. Jätkame siit muude tubaste tegevustega. Et sul koer magab voodis on täiesti normaalne. Läheduse tunne, saate isegi aru. Ühiskond aktsepteerib. Laps magab sinuga samas voodis, pead juba kuidagi nagu õigustama hakkama, et miks selline lähedustunne? Selles mõttes ju imelik, et inimesed on maganud kogu aeg koos ühes toas ja keskajast teame, et koos isegi suures voodis talvekülmadega. Et miks me siis nüüd nii tõrjuvad oleme, niisuguse normatiivse esitlemisel oma liigikaaslastele inimeste osas? Pealegi jällegi täiesti uuena välja mõeldud nähtus inimkonna ajaloos, need lastetoad näiteks. 100 tagasi neid veel polnud. Nüüd hinnatakse lapse vanema kõlblikkust selle järgi, kas igale lapsele ikka on oma tuba pakkuda. See on tegelikult ju täiesti ebarealistlik. Tallinnas kõikidest müüdud korteritest vaid iga 5 on üle 70 ruutmeetri. Ülejäänud 4 mahubki kaasaegse jutumärkides standardi kohaselt ainult kuni 2 täiskasvanut ja koer. Meil ei mahu lapsed enam kodudesse ära, sest kodud on nii väikesed. Ja mis kõige olulisem, kas keegi vaatab pangas eluaseme laenu taotlejate koerte arvu? Laps võtab eluaseme laenu taotlemisel usaldusväärsust kohe maha. Intress läheb iga lapse pealt nõksti kallimaks, aga koera kohta ei küsi mitte keegi. USAs on mõõdetud, et suurema koera pidamine maksab keskmiselt $2000 kuni $3300 aastas. Koer võib ka sõna otseses mõttes kinnisvara väärtust rikkuda ja ma ei räägi siin huulepulgaga täisjoonistatud tapeedist. Ratsionaalselt võttes on koer palju suurem laenumaksja risk. Kujutlegem nüüd ette maailma, kus pangad mõtleks nii, nagu tegelikult on, et laps lisab inimesele stabiilsust ja usaldusväärsust, kui palju läheks maailm õigemaks ja õiglasemaks. No kuskilt servast on pankade murel võib-olla ka alust, et meil on tõesti palju inimesi, enamasti naised, kes on tööturult eemal hoolduskoormuse tõttu. Me elame riigis, kus erinevalt teistest riikidest on pandud väga suur koormus ka vanemate eest hoolitsemisel just lastele. Kas sa koeravanaks jäänud vanemate eest pead hoolitsema? No pole sellist asja, ärge nüüd palun minust ainult valesti aru saage. Ma ei tahaks kuidagi, et inimestel oleks huntide kombed, olgu see selge nagu neitsi pisar. Aga meil käib ikkagi kogu linna ehitus just edasi, et põlvkonnad ei saagi koos elada. Isegi kui tahaks, hästi ei saa, sest korterid pole üldse niisuguseks eluks planeeritud. Siis ongi üksik vanainimene oma koerakesega. Ja hea, et see koergi veel seltsi mahub. Oma kodus on vanem inimene senikaua, kui veel omal jalal trepist üles saab. Kodud ei ole vaatet reeglina ligipääsetavad ja lõpuks tuleb hooldekodusse minna ainult selle pärast, et oma kodu ei ole ligipääsetav. Aga äkki ehitaks päriselt peredele sobivaid kodusid lihtsalt rohkem? Kui me koerte edumaad laste ees vaatame, siis kõige suurema kaaluga on ikkagi töö ja pereelu ühitamine. Muude murede lahendused leiab kergemini ja mõned tugevad on isegi kriitikanooltest üle. Isegi kodu ligipääsetavaks kohandamiseks on vähemalt teoorias võimalik kohalikust omavalitsusest toetust saada. Võib tekkida küsimus, et kas hoogsalt kasvav koerapidamine, eriti noorte naiste hulgas, et kas see mõjutab kuidagi fertiilsust, et kas koer asendab last? Vastus on, ei asenda. Teadlased on isegi uurinud, et lapsi pole peredes vähem mitte koerte tõttu, vaid üllatus, partneri puudumise tõttu. Koer ei asenda mitte last, vaid hädaolukorras teist täiskasvanud inimest. Oma koera kirjeldatakse kui seltsilist, emotsionaalse toe pakkujat, turvatunde, kindlustunde ja kodutunde loojat. Aga nii me ju ei iseloomusta mitte lapsi, vaid ikka elukaaslasi. Koer mõjub fertiilsusele tegelikult isegi hästi, aga partneri puudumine mõjub halvasti. Haridustee läheb noorema põlve Eestis meestel, naistel, poistel, tüdrukutel maailmas kõige rohkem erinevalt ja sellest tekib väga palju frustratsiooni. Aga koerad ei ole Eesti haridussüsteemi teinud. Ja nagu nägime,
et isegi kui partner on olemas, tekib seinana ette kõik see, millest just rääkisime. Koer ei takista töötamist, koer ei takista tööl käimist, koer ei takista oma kodu soetamist ja loomist ja koeraomanikest naisi ei vaata tööandjad, kolleegid ega ühiskond paarijatena. Ja mis veel olulisem, kui sa ei taha koera, ei halvusta sind mitte keegi selle eest. See ongi väga hästi, kui inimene ei taha saada koera või last. Mida lahkemalt me suhtume sellesse, et inimene ei taha koera või last, seda parem, vabam ja õilsam tunne on koeraomanikel või lapsevanematel. Jätame sellegi tunde meelde. Edasi minemiseks peaksime need mured ära lahendama, et need, kes tahavad lapsi, saaksid palju paremini ka muu eluga, eeskätt tööga harmoonia kätte. Et tegelikult ja põhjendamatult peades ja mõtteis konstrueeritud takistusi oleks vähem ja võrdseid võimalusi rohkem, et laps olekski rohkem võimalus, mitte takistus. See sõltub ümbritsevast ja meie mõtetest. Mõned päevad tagasi pidas siinsamas Karl Martin Sinijärv vaimustava kõne, mille lõpetas tõdemusega. Meil on võimalusi ja siis tärkab ime. Meie mõtted ongi ju meie imed. Üks imedest, mille saab iga inimene oma peas kohe tekitada, on mõelda kõik need praegu välja mõeldud takistused hoopis võimalusteks. Nii samuti, nagu me ei näe koera pidamises takistusi eluks, nagu me ei vaata tööle kandideerivaid koeraomanikke vildakalt ega küsi isegi koera võtmise kavatsuste kohta. Nii samuti, nagu me ei halvusta teistsuguse koera pidajat, nii samasuguste silmadega saame me vaadata ka lastele ja laste vanematele. Näed sa, sellest kõigest ongi koerad meile ju tegelikult täna rääkinud. Väga targad loomad. Meie asi on neid kuulata, oma mõtlemine avada ja uskuge, imed sünnivad. Suur aitäh teile kuulamast!